Tervist! Tänases osas teeme ise oma puldiautole tagavara aku. Siin on ühe puldiauto algupärane aku. Tegemist on NiMH ehk nikkelmetallhüdriidakuga, mille pinge on 6 volti ja mahtuvus 500 mAh, mis teeb 0,5 ampertundi. Antud juhul tähendab 500 mAh seda, et sa saad oma puldiautoga umbes pool tundi sõita, mis on täielik elatusmiinimum. Saad hoo sisse ja siis mine koju. Palju õnne! Tegelikult koosneb see aku 5 1,2 voldisest akust. Ampertunde on meil juurde tarvis. Ampertunnid tähendavad seda, kui kaua suudab aku voolu anda. Mida enam ampertunde, seda kauem peab aku vastu. Algajale akuvalmistajale soovitan näiteks selliseid klemmidega akusid. Klemmid on head, sest kahaneb oht jootekolbiga akut kuumutades vigastada. Aku valmistamine eeldab nimelt jootimist või tinutamist. Ise kasutan täna selliseid firma Ansman akusid. Need on akud, mille nutikad saksa ärimehed on lasknud Hiinas valmistada. Meile pakuvad antud juhul huvi ampertunnid, mida on minimaalselt vähemalt 2650. Tähendab, me räägime siis milliampertundidest. Ja mida on algupärase akuga võrreldes vähemalt 5 korda enam. Puldiauto aku valmistamiseks on sul tarvis 5 1,2 voldist akut. 5 korda 1,2 teeb jadaühenduses 6 volti. Oomipoest sain sellise juhtme, täpselt nagu tarvis. Siis on sul tarvis tina. Poolas valmistatud jootepasta on samuti abiks. Poola on muuseas Ungari kõrval täna üks meie olulisematest liitlastest. Kirjutagu meie punased arvamusliidrid mida tahes. Kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Jootekolb näeb välja selline, veel vajad sa isoleerpaela ja tähelepanu jadaühendus. Jadaühendus näeb välja selline pluss-miinus. Meie teeme väikse triki ja jadaühendus võtab palju vähem ruumi. See on, kui akut panna üksteise kõrvale ühtepidi, teistpidi. Tegin ka tehnilise skeemi. Puldiauto, pult ja akud. Iga harju keskmine mehhatroonik saab sellest aru. Jadaühendus. Siin näitan, kuidas pistiku ühendus välja näeb. Kust tuleb pluss, kust miinus. Minu akudel ei ole klemme, seega teen akude vahelised ühendused ise. Isoleerpaelaga saad sa üksikud akud üksteise külge kinnitada. Mõni võib-olla tahab kasutada termokahanevat rüüsi. Jootmisel ja tinutamisel ära oma näppe kõrveta. Pead meeles pidama, et akudele ei tee kuumus head. Kuumutamisest me jootmisel ei pääse, kuid jootmine ei ole ainult tinapanek. Liigsel kuumutamisel võivad sinu akud viga saada. Ole ettevaatlik, minu paljaid näppe vaadates pead sa teadma, et jootekolbiga võid sa lisaks akudele ka endale viga teha. Siin nähtav traat on sama kuum kui praepann, nii et kasuta oma talupoja või talutüdruku mõistust, kui sa internetis nähtud järele teed. Kui sa ei ole kindel, kas saad jootmisega hakkama või sa ei ole seda tööd varem teinud, siis küsi abi isalt, vanaisalt või tööõpetusõpetajalt või mõnelt elektrikult näiteks. Miks mitte? Töö õpetab küll tegijat, kuid küsija suu pihta ei lööda. Kui sul on minu video järgi kõik õigesti tehtud, siis plussid on ühendatud miinustega ja sul on kaugjuhitava auto tarbeks uus võimas aku, millist sa kaubandusvõrgust ei leia. Ja lõpetuseks mässime oma tehtud aku isoleerpaela sisse. Suure tõenäosusega mahub see mõõtmetelt sinu kaugjuhitavale autole spetsiaalselt selleks ette nähtud kohta. No nii, väga suurt vahet pole. Peale
milliampertundide. Nüüd varustame tagavaraaku tehnilise informatsiooniga. Seda akut saad laadida kaugjuhitava autoga kaasas oleva akulaadijaga. Algupärase 500 milliampertunnise aku laadimine kestab ehk 2-3 tundi. Selle meie tehtud aku laadimine sama laadijaga võtab aega nii 12 tunni ringis. No, teine võimalus oleks leida mõni nutikas laadija, kuid see on teine teema. 5 korda kauem sa uue minimaalselt 2650 milliampertunnise akuga sõita ei saa, sest see oleneb paljudest asjadest, mida oskaks mõni päris elektrik paremini seletada. Kuid 2-3 korda kauem algupärasega võrreldes peaks ära tulema küll. Ei muud kui head meisterdamist.